Tere hommikust, head kodanikud, aeg on teid teha targemaks, on igasugust informatsiooni ja meil on täna külas Linnar Priimägi. Tere hommikust! Noh, tere teile kah. Linnar Priimägi, kuidas siis on, kas demagoogia on hea või on see halb? Ega rahvast ei saagi teisiti juhtida kui valega. Te peate rahvale valetama. Aga kõike eelmainitud arvesse võttes, kuidas on sellega hakkama saanud Jüri Ratas? Halvasti. Ta kuidagi elab nagu oma maailmas. Ta ei ela üldse lihtsate minusuguste inimeste maailmas, ta ei ela. Ta ütleb niimoodi, et kõik peavad korrad maski kandma, aga see hirmutab ju lapsi. Lapsed hakkavad nutma. Ei, niimoodi see ei käi. Kus on meie president? Miks ta vaikib? Mis ta teeb seal Kadriorus? Sööb kullast taldriku pealt. Mis tal peale ütelda on, ta on ju lollakas naine ja peas ei ole tal ühtegi mõtet. Ja küll, aga ta peaks vähemalt mingi allkirja kuskile andma või panema, nagu mina andsin selleks, et siia stuudiosse pääseda, pidin kah allkirja andma. Aga no, ta on ju lollakas naine. Kus ta on? Mis eest ta palka saab? Küsin ma. Seda, kuidas president võiks näiteks kõnet pidada või kuidas ta võiks enda mõtteid kommunikeerida, saame kindlasti Linnar Priimäega tänases saates veel käsitleda, aga korraks Jüri Ratase juurde tagasi tulles, et kui tema saab nii-öelda lihtsa inimese kõnetamisega halvasti hakkama, nagu Linnar Priimägi te ütlesite, siis ma arvan, et see on talle valus pauk. Ta on baptist. Just nimelt baptist, talle mina ei tea ühtegi sükest sõnavõttu, kus ta vähemalt ühe korra ei nimetaks pensionäre meie auväärt eakateks ning ei kasutaks... Tänan meeles pidamise eest. Ning koroonaviiruse kohta ütleb ta ka lihtsaid omadussõnu, näiteks nagu see kuri viirus ja raske viirus ja halb aeg. Kas ta läbi selle ei kõneta lihtrahvast? Ei, sellepärast, et see ei ole viirus. See on nohu ja köha. Jah, me võime seda nimetada seda nohu ja köha hoogu, mis meile peale... Seda nohu ja köha hoogu me võime nimetada kuidas tahes. See praegune viirus, nagu teda nimetatakse pidulikult, see on psüühiline nähtus. See ei ole ju füüsiline nähtus. See on psüühiline nähtus. Poed pannakse kinni, lõbustusasutused suletakse, tänaval käimine keelatakse, valitsuse eeskirjaga tohib keppida ainult 2 inimesega korraga. Kus ma võtan need neegrid, kellel on 2 meetri pikkune riist? Absurd, see on nagu Kafka. See on nagu Kafka, ma tunnen saksa kirjandust. Ma tean, milline see kafkalik maailm on ja see praegu kõik nad lavastavad mulle Kafkat. Isegi kui nad on nii andetad nagu Jüri Ratas. Nad oskavad ainult tuju rikkuda, nad on nii käppardid, kui üldse olla saab, need ajakirjanikud. Peegli ajal, Johan Peegli ajal ülikoolis õpetati ajakirjanikke veel. Aga pärast võttis see Lauristin Eit, võttis asja üle ja absoluutne ebaprofessionaal. Lauristin on ebaprofessionaalne. Jah, ta kasvatas ette ja see pärast ütles, vaatas ajakirjanduspõldu oma Lauristini silmadega ja ütles siis, et see kollendab nagu Rakvere raibe. No kes kurat selle raipe tegi, sina tegid? Kes on Eestis head valetajad? Kes on Eestis head demagogid? Ei, vale tuleb ise, seda ei pea eriti välja mõtlema. Vale tuleb osalt ka inimeste rumalusest ja niimoodi, et nad ei taipa midagi, siis mina vihastan, ma olen õppejõud. Kui ma näen seda, et keegi telkvis kirjutab mingisugust niisugust asja, millest tal aimu ei ole ja mis on vale seetõttu, siis ma olen vihaseks. Aga kas sa tead ühte muinasjuttu, mille esimene lause ei oleks vale? Praegune olukord on kriisi olukord, eriolukord, kus on näiteks tänases Postimehes ka jõutud sinnamaani, et Postimees deklareeris, et nemad on sunnitud nagu kõik väljaanded muutmata kujul avaldama peaministri siis käsklusi ja... Kas nad avaldavad, kui neil ruumi on? Aga... Millele see korda läheb? Propaganda nii-öelda ühe reklaami alaliigina, eks ole, on olukord, kus siis on probleem kollektiivne ja lahendus ka kollektiivne. Kuidas siinkohal rahvast kihutada niimoodi, et nad käituksid võimalikult efektiivselt riigi huvides? Ma tunnen Perdi Sarama üliõpilase.
et propaganda on see reklaamižanr, kus probleem on kollektiivne ja lahendus on ka kollektiivne. Noh, et näiteks on sõda, mis on kollektiivne probleem. Kas see pole siis sõda praegu? On jah, aga see on psüühiline sõda. On jah, ütlesin, see ei ole mitte sõda mingisuguste patsillide vastu või mis asja kurat, see on kalavõrguga püüa herneid, kui sa paned endale selle suure maski pähe. Ja nüüd siis kästakse see Rattasidioot, see ütleb nüüd täna, ma lugesin seda, et kõik peavad maski kandma ja kui sa ei kanna, siis lähed vangi. Ma olen võib-olla unistanud sellest, et ma oma elu viimased aastad veedan vangimajas. Seal saab süüa ja saab keppi. Aga kuidas me peaksime antud olukorras käituma? Nii nagu tavaliselt. Elama mitte edasi. Välja tegema. Vaat immuunsus on see ja psüühiline immuunsus on see, mis on kõige tähtsam. Mitte see, et nüüd töötavad välja mingeid ravimeid. No kurat, see viirus muudab jälle oma kuju ja siis sinu ravimid on kõik tühja läinud. Nüüd Bill Gates tegi oma raha eest 7 haiglat või kus kõik ravimeid välja töötatakse. No hea küll tööta, aga mul ei ole, see pole minu raha tööta, aga poole aasta pärast on mul teine tüvi. Ja nad ennustavad seda, et sügisel tuleb uus puhang ja see on niisugune, mida te ei oska praegu ette arvatagi. Ja kui te surra tahate, inimene ongi surelik, ega siin ei ole midagi teha. Enamik sureb vanadusse ja ma ei tea ühtegi, kes oleks tervena surnud. Korraks ja demagoogia juurde tagasi tulles ja kui Jüri Ratas ei ole hästi hakkama saanud rahva veenmisega, siis antud olukorras, kus me võime seda sõjaolukorraks nii-öelda nimetada, kelle poole võiks Jüri Ratas pöörduda, kas peaks lugema Machiavellit või Goebbelsit? Miks me üldse teda arutame? Kes ta niisugune on? Tema on selle kriisiolukorra juht. Ei ole. Aga kas klassikaline kirjandus või teie poole pöörduda? Kui ma oleksin president, siis ma võtaksin olukorra enda kätte. Aga praegu, kus seal Kadriorus on tühi koht, ei ole kellegi kätte anda seda olukorda. Tegelikult president peaks juhtima seda olukorda nii, nagu Venemaal juhib Putin. Ja võiks midagi õppida ka sellest Putinilt, mis tema teeb. Ta ütles, olge aprilli lõpuni, olge kodus ja ma annan teile palka. Ma maksan teile palga välja, sest mul on raha. Ma kogusin raha kõik need aastad, just nagu oleks valmistunud selleks sõjaks ja nende sõjakuulutusteks. Ja, et vaat, kus on tark. Ja meil on siin lollid. Aga meie president ju ei saa muud teha, kui lihtsalt ütleb... Meie president ei saa mitte midagi teha, käigu siit minema. Jah, pole teda vaja. Milleks ta meil siin on? Ta on meil see esindusorgan. Ei ole. Keda ta Raive esindab? Lollakas naine. Mind või rahvast või keda? Siia selle intervjuu lõpetuseks võib-olla üks selline universaalne mõttetera, millest lähtuvalt on kergem mitte kellegi ninapidi vedamise ohvriks langeda. Ärge iialgi laskuge vaidlusse.